ma olin seal viimaseid kuid rase ja siis ta ikka naaris, kui ma ütlesin, et sa oled ikka imelik rase, et see nagu jõhker paak on ees, on ju, ja siis soe siis nüüd see, ma ei tea, PVC rull, mingi selline rull soe, see nagu pooleks, olgu. Ja niimoodi vaikselt ma õppisin ja siis ma ikkagi peale gümnaasiumit läksin Otsa kooli, sain sisse, nii et ma õppisin koorijuhtimist seal. Ja mingi julgus mul oli, kus ma siis ütlesin ka aasta lõpuks, vist novembrikuus tulin töölt ära, ütlesin, et okei, et ma ei tea, mis nagu sellest elust saab, aga mulle nagu aitab, et aitäh, see oli väga tore ja kõik. Ja siis ma otsustasingi, et okei, et see oli siis see hetk, kus ma panin ennast tegelikult kinni, nagu ka muusiklasi mõtles, et okei, minust ei saa muusikut, mulle ei ole seda vaja, kõik teised on andekamad, kõik oskavad kõike paremini teha, kui sa suudad elust nagu vaimustada ja olla uudishimulik, siis on sinuga nagu kõik hästi. Et selles mõttes see vananemine ikkagi hakkab siis, kui ma enam ei suuda uut vastu võtta ja kui ma jään kinni mingisse sellesse olekusse, mis ma olen või kuidas asjad on olnud ja hakkab meil selline kivistumine toimuma. Ma otsib enda saatele toimetajat või assistenti. Muidugi ja juba aasta lõpus tegime juba mingisugust aastavahetuse programmi koos. Pärast teist päeva, kui me siis olin päev otsa laulnud. Ja võt see tõmbab küll hästi kuidagi hapraks ja õrnaks selle olemise selles mõttes, et kõik tuleb nähtavale. Ma just eile ka sõitsin ja märkasin, et imelik, et mingisugune imelik tunne on silmades, mis ei ole nagu tavaline. Ja kust see tuleb? Ja kust see tuleb, jah, et miks see, nagu keegi oleks siin sees. Kas see kohane podcasti alguseks jätta? Millest te räägite? Aga tere tulemast podcasti Julgus valida muutust, kuulaja ja vaataja. Sinu eest on Liisi ja Mirle. Tere Mirle. Tere Liisi. Mul on hea meel olla sinuga siin ja mis on ikka pikalt veeretada episood 48. Kui sa ei ole varem seda podcasti tähele pannud, siis ole hea, kuula esimesed 47 ka ära. Siis ei ole. Aga muidugi ma hästi tean, et eks kuidagi elu juhib meid täpselt selleni, mida meil on vaja kuulda, mida meil on vaja näha ja kõik ülejäänu võib kergusega jääda sinna, kus ta on. Me oleme täna teinud pesa Kadriorgu siia sinu, on see Kadriorg? Ja ma arvan küll Kadriorg, ja Kunderi tänav ikka on Kadriorg. Oleme Mirle stuudios ja kui need seinad võiksid rääkida, kui ma vaatan siin ümber ringi, siis ma saan aru, et siin on Sadulsepa töökoda ja siis on siin muusikastuudio ja siis on teraapiatuba ja mis veel on? No põhimõtteliselt ütlesidki need põhiasjad ära, et vahel saab siin niimoodi muusikat ka teha ja tulevad inimesed kokku ja mingid selliseid sünnipäevi on tehtud ja selliseid koosolemisi, loomisi, istumisi, et selline ise sõpradega nimetame seda Kunderi punkriks, et need sõbrad käivad siis ja nagu tore punker. Väga ubane ja mõnus punker, nii et hea meel on siin olla. Aga Mirle, kui ma mõtlesin siia sõites, et ma ei tee seda, aga kui ma oleksin selline saatejuht, kes tahaks teha siin sinu tutvustust, et siis ma arvan, ma unustaks lihtsalt pooled asjad ära. Sest see, mida mina olen kuulnud või millega sa oled nagu minu vaatevälja ilmunud, siis neid erinevaid selliseid loomealasid on nagu, mulle tundub, et päris mitu. Nii et hakkame täna sinu lugusid otsast arutama ja või hakkasin piinama sellega, et palun tutvusta ennast kuulajale. Aga kui keegi kuulab meid, kes ei ole sinust mitte midagi kuulnud, siis mis sa talle ütleksid siia sissejuhatuseks? See on oled hästi tore küsimus. Mis ma enda kohta ütleksin? Kõigepealt ma arvan, et ma olen selline loovhing nagu igas mõttes, et ja selline otsija ja selline katsetaja. Et mulle meeldib elu kogeda niimoodi hästi erinevatel tasanditel. Ja selles mõttes see nagu pakub mulle hästi suurt sellist naudingut. Et ma olen tõesti hästi palju erinevat asjadega elus tegelenud ja praeguses nii-öelda siis selles ajas ma ka ju tegelikult teen mitut asja, et ongi nagu sa ütlesid terapeut, siis ma tegelen muusikaga, ma ise loon ja laulan ja samas minu juures käivadki inimesed laulmas. Siin on täiskasvanud inimesi, siin on selliseid noori lapsi lausa 5-aastaseid nunnupalle.
kellega me siis koos siin niimoodi mängime, laulame, hästi tore on alati. Ja siis on mul veel selline hästi käeline tegevus ka, mida ma armastan teha, on sadulsepaamet. Ehk siis mulle meeldib ka tegeleda mööbliga ja see on selline hästi füüsiline, füüsiline selles mõttes, et ma füüsiliselt saan ise luua midagi sellist, mida ma siis käega katsun, mida ma siis pärast näen ja siis mul tekib selline mõnus rahulolutunne, et tegin ära ja et saan nagu päriselt katsuda. Nagu see on miski, mis on, mulle tundub ka koristamise võlu ja lumelükkamise võlu ja isegi kui meil ei meeldi vahest neid töid teha, siis see on ju alati pärast nagu mõnus näha, mis on tehtud, et see paistab välja. Jaa, see paistab välja ja see loob mingisugust kordasüsteemi tegelikult ka, et kui sa lood midagi, mis on nagu nii füüsiliselt nagu nähtav, siis see on niisugune mõnus tunne, jah. Jaa, aga hakkame otsast tulema. Kust on tulnud sinu sisse see selline kergus valida seda, et sa võid teha nii palju erinevaid asju? Miks ma sellise nurga alt küsin, et me oleme enam-vähem üheealised ja mina näiteks olen kasvanud selle sees, et sa justkui peaksid valima ühe asja ja sellele pühenduma ja siis tegema seda ühte karjääri või ühte asja terve elu ja saama selles eksperdiks ja mis kõik. Ja ma olen enda elus väga palju valeks teinud seda, et miks ma olen selline uudishimulik, et ma tahan proovida seda ja teist ja kolmandat, et justkui see oleks ainus õige viis, et pühenduda ühele. Siis kus sinu sees see kergus pärit on? Sest kui sa räägid, ma tunnen, et sul on kergus. Võib-olla pole kogu aeg olnud, et on okei teha ja proovida ja katsetada ja omada mitut karjääri. Jaa, ma arvan, see ei ole võib-olla alati nii olnud. Et selleni olen ma jõudnud võib-olla siin sellise 5 aasta jooksul. Et kui ma olen ise ennast õppinud tundma ja aru saama, et kuidas ma toimin, kes ma olen, mis mulle meeldib ja kuidas ma nagu toimin ja mismoodi mulle siin maailmas nagu siis meeldib olla. Ja võib-olla kõige sellisem efekt oligi siis, kui ma õppisin Holistika Instituudis ja meil oli seal ühes suvelaagris oli selline praktika, kus me kohtusime iseenda nii-öelda väeloomaga, ehk siis me läksime siis nii-öelda sellisele meditatsiooni seisundisse ja siis ilmus siis ette üks loom ja mina sain teada, et minu väeloom on siis gecko. Ja siis see, kes seda rännakut läbi viis, siis ta küsiski küsimusi, et milline see loom on ja kuidas ta oma elu elab ja mida ta sööb ja ma ei tea, kuidas ta armatseb ja mis iganes, selles mõttes hästi nagu põnevad teemad olid seal. Ja siis olla seal sellises meditatiivses seisundis ma saingi aru, mulle jõudis nagu päriselt kohale, kes ma olen. Ehk siis gecko on ka selline, kes ta on ju hästi kiire, ta ju ka liigub väga erinevatesse kohtadesse, et näha erinevaid vaatenurki, üldse maailmas, ta võib ka pea alaspidi olla, mida iganes, eks ju. Et ta muudab värvi, ta on selline elav tegelane, et kuidagi sellel hetkel mulle maandus nagu hästi sügavalt sisse nagu see, et jah, et tegelikult see on okei, et mind nii huvitab see maailm, et ma tegelengi erinevate asjadega ja et see on nagu okei. Muide gecko veel ju, kui sa oled võib-olla kuulnud Aasias kuskil liikunud, siis mis häält ta teeb ju väga palju häält. Tõsi või? Seda ma ei tea. See on minu jaoks üks selline Bali puhkuse kogemus, üks niisugune, otsige pärast, kuule, vaata ka YouTube'ist, lihtsalt pane gecko voice, siis see on üliäge hääl, mis kuulub minu jaoks nagu Bali ööde juurde. Ta hakkab öösel prääksuma, siis ülejäänud lähed magama. Aga tulles tagasi sinna selle loomuse juurde, kui sa olid väike, kui sa kasvasid, siis oli seal keskkonnas toetatud see, et sa oled see, kes sa oled, selline elavalomuline ja uudishimulik ja proovid uusi asju ja nii nagu sa siin kirjeldad ja nii nagu mina ka sind kogen, et said sa lapsena olla see, kes sa oled? Üldse mitte hinnanguid andes sellele keskkonnale, nendele inimestele, kes sind kasvatasid, sest me kõik teame, et nad tegid seda suurest armastusest. Aga kuidas sina koged, kui sa just nüüd tagasi vaatad, et milline sinu lapsepõlv selles osas oli? Ma arvan, et ma sain selles mõttes, et minu lapsepõlv siis möödus Peipsi ääres. Seal oli üks küla nimega Ulvi, selline väike küla ja seal ma elasin tegelikult
oma siis ema ja oma tädi ja oma vanaemaga. Meil oli selline naiste perekond ja noh, õunaaed oli minu jaoks nagu selline võlumaa täielikult, kus ma siis oma fantaasia sain välja elada ja kui ma siiamaani mõtlen oma lapsepõlve peale, siis ma olin selline laps, kes kogu aeg mängis, kes kujutas ette mingites fantaasiamaailmades, kuidas ma siis olen, seal olid nagu noh, ma ei tea, printsess teise kuskil lossis, nii et ma kujutasin ette, kuidas ma seal vanema majas teisel korrusel olen printsess ja keegi tuleb, päästab mind ja siis, kuidas ma neid muusikavideosid kogu aeg noh, ma kujutasin ette, kuidas ma olen muusikavideos, et ma kujutasin ette, siis ma käisin ja laulsin mingeid omi laule ja siis ma kujutasin ette, kuidas mind nagu filmitakse kogu aeg. Kui vana sa olid siis, kui sul no olingi selline, ma arvan, mingi 6, 7, 8 aastane, noh, et mul käisid nagu sellised mängud, ma väga tahtsin lauljaks saada. Ja selline käeline tegevus ja loominguline tegevus oli noh, minu ümber, sellepärast, et noh, vanaema tegi mul käsitööd. Ma käisin temaga koos selliste pensionäride käsitööringis ja siis ma alati kuulasin, mida need vanad prouad seal siis rääkisid. Minu jaoks oli see tohutult huvitav. Aga samas noh, käed ju käisid, siis Kangastelljad, kes seal eegeldas, kes seal mida, et nad tegid nagu imelisi asju. Ema oli mul kultuuritöötaja kultuurimajas ehk siis kultuurimaja kui selline, et noh, kõik need nurgatagused, mida iganes lavatagused. Et noh, see oli täielik nagu võlumaa, et kardinate taga pimedas, kus midagi ennast sai nagu käia. Et mulle hästi meeldis nagu jah, otsida mingit sellist põnevust ja samas ma mäletan seda, et ma tegelikult olin ka nagu päris palju üksinda tegelikult, et mul oli loomulikult sõpra ka ja see võlumaa, mis nagu seal ümberringi metsades toimus ja tiikides ja noh, nagu mõelda selle peale, et elu on ikkagi nagu ime, et me kõik ellu jäime selle peale, mis seal nagu toimus. Et see on nagu väga tore. Aga jah, et oli nagu kõik, oli seda sotsiaalsust, aga oli ka seda, et ma sain hästi palju üksi olla, et Oli sul sellist, võib-olla ka teismelisena sellist rebelit, tundsid sa, et sul on mingid piirid, et sa pead, ma ei tea, kehtestama, välja murdma, tõestama midagi muud või olid see pigem tõesti see Maugli, kellele ei öeldud, mis kell magama minna ja said teha, mis sa tahtsid ja nii nagu sa tahtsid? Ma olin selline rebel mõnes mõttes küll, et mulle nagu meeldis teistest erineda ja ma otsisin kogu aeg mingisugust sellist kohta, et nagu julgus teha mingeid asju teistmoodi. Võib-olla mingi selline naljakas seik tuleb meelde, kuidas ma ükskord kooriproovi läksin ja siis ma ikkagi endal kulmud nagu roheliseks värvisin, et noh, mingid sellised katsetused nii-öelda välimuse ja kõigega, et jah, see vajadus oli nagu päris suur kuidagi eristuda ja olla nagu teistmoodi ja võib-olla ma olin enda eakaaslastest siis selline nagu vara küpsenud ka, et mul hakkasid ikkagi poisid päris varakult meeldima või noh, ma hakkasin huvi nende vastu tundma ja kõik need asjad, et noh, et võib-olla minuealised veel ajasid seal natuke teistsugust asja. Aga jah, et mul olid sõbrad, olid siis ka niimoodi 2, 3, 4 aastat vanemad. Noh, sellised põhisõbrad siis nagu ühel hetkel. On see miski, mis on siin läbi elu saadnud? Osadel inimestel on niimoodi, et ütleb, et ongi sõbrad kogu aeg natuke vanemad või mõnel on natuke nooremad. Mul näiteks on noorem mees. Minul on ka noorem mees, aga ei, ma niimoodi ei ole nagu... Praegu ma tunnen küll, et mul on nagu hästi erinevais mõttes nagu sõpru, et on nii nooremaid kui vanemaid, et ma niimoodi seda mustrit võib-olla ei oskagi niimoodi luua. Kas üldse loeb? Jah. Eriti siin tänases, kui me oleme siin nüüd mõnusasti 40+, et on see oluline sinu jaoks, et kui vana keegi on siin füüsilises kehastuses? Ei ole. Enam ei ole. Mina ise ei taju üldse ennast kuidagi selle numbriga, mis ma olen, et... jah, mul on ikka selline mingi 25-30 on nagu selline põhitunne. Ma ei tea, et mul on energiat, mul on nagu kõike on selles mõttes, et... Ja ei ole ka seda kohta, kus mul hiljuti üks situatsioon oli, kus mul tuli see tunne, et selleks ma olen liiga vana, aga mitte selles mõttes vana, et ma ei tahaks või ei saaks, vaid see oli kuidagi selline küpsuse koht, et tuli see inglise keele, I'm too old for this shit. Sellega ei viitsi enam tegeleda. Jaa, selles mõttes küll.
ma olen nõus, et ei reageeri nagu mingite asjade peale, mis mingid asjad lihtsalt ei lähe korda, et saadki aru, et mingi küpsus on nagu enda sees nii mõnusalt nagu kohal, et sellega tõesti ma ei viitsi. See on huvitav, see tuleb mul nagu aeg-ajalt nagu kuskilt jälle välja, siis mõtled, et nii põnev teema, et see tuleb just selles kontekstis, kui keegi hakkab kuskil küsima või arutama, et kui vana keegi on, ala keegi mingi ühine sõber või tuttav, siis ma mõtlen, et ma üldse enam ei mõtle selle peale, kui vana keegi võiks olla, et seal ei ole nagu tähtsust. Aga kunagi oli küll. 15 olin, siis sugulane sai 30, ma mõtlesin, issand jumal, viimased eluaastad. Tundus muld vana. Ja mingid hetked olid, ma mäletan, mul olid mingid nooremad peikad seal 2 aastat, siis tundus küll, et issand jumal, oh my god, 2 aastat noorem kutt on ju. Et ikkagi see on väga noor praegu. Praegu ma tõesti, ma ei taju seda nagu... Aga selle teemaga kuidagi edasi arutades, siis tuleb mul selline küsimus, et kui, mis sa arvad, mis see võiks olla, mis paneb inimesed tundma ennast vanana? On see võib-olla füüsiline keha, ma ei tea, kui meil ju hästi määritakse pähe seda lugu, et see vananedes nii-öelda peabki olema, vaata passi. Kuskilt jääb kangeks, kuskilt hakkab valutama. Kas see võib olla see, kui me lihtsalt arutleme selle üle nagu omamata võib-olla isiklikku kogemust, et kui keha hakkab märku andma ja kui inimene siis nagu läheb kaasa sellega, et siis võib juhtuda see, et me jääme vanaks. Jaa, ma olen sellega nõus, et nii see üldiselt tegelikult kõik hakkab just mõttest pihta. Vaata terapeudi vaatest, võtame siia sisse terapeudi vaatest. See on ikkagi mõte selles mõttes, et mõni juba ju 30-selt hakkab ära surema. Et kogu see vaade elule ja suhtumine elule on kuidagi selline väsinud, et aga loomulikult selle kehaga võibki ju olla mingisuguseid lugusid, me ju tunnemegi, et mingi koht, ma ei tea, põlved hakkavad valutama või krudisema või iganes, et ei ole enam selline väle krapsakas rebane. Aga mis sinu soovitus on või ma ei tea, soovitus on üldse siuke kahtlase väärtusega asi, et meile ju kõigile sobivad erinevad asjad. Aga mis sa ütleksid võib-olla kellelegi, kes kuulab, kes tunneb ennast ära, et natukene on selline, hakkab väsima ja kuidagi ei leia seda särtsu ja rõõmu enam nii palju ja et millest siis alustada, et ennast hakata sealt jälle välja tooma oma loomuliku rõõmuga ühendusse? Ma arvan, et see võtmesõna on tegelikult see, et kui sa suudad elust nagu vaimustuda ja olla uudishimulik, siis on sinuga nagu kõik hästi. Et selles mõttes see vananemine ikkagi hakkab siis, kui ma enam ei suuda uut vastu võtta ja kui ma jään kinni mingisse sellesse olekusse, mis ma olen või kuidas asjad on olnud ja hakkab meil selline kivistumine toimuma. Et peab ikkagi olema uudishimulik, peab maailma uurima, peab nagu suhtlema. Ja kui ideid ei ole tõesti, kuidas seda teha, siis ma ei tea, pese kas või teise käega hambaid. Oled parem käeline, pese vahest vasaku käega hambaid, vaata kuidas on. Või istu mingi teise koha peal, eks ju, kui sa tavaliselt võib-olla istud või need ongi need mingisugused mustrid, mida me siis, või harjumused, mida siis inimesed, eks ju, teevad kogu aeg täpselt samamoodi, on ju. Kui sellest rääkida, siis minu jaoks tohutu inspiratsioon on meie Holistika Instituudi looja Marina, siis see tema on täna ju siin füüsilises kehastus üle 70, aga see uudishimu, temast kiirgab see puhas uudishimu ja selline elurõõm ja nagu päriselt siuke elus olemine, et ma lihtsalt nüüd viimased 1,5 aastat ju temaga õppisin seal teises astmes, siis ma lihtsalt seda tohutult imetlesin nagu kogu aeg, igal hetkel, kui ma temaga samas ruumis. Et võt see on see, kuidas nagu ma tunnen, et mina tahan ka niimoodi läbi elu minna nagu ükskõik siis, kui palju see neid aastaid siin on antud. Aga rääkides inspiratsioonist, siis kui sa mõtled noore enda peale või ka praegu, siis on sul elus selliseid inimesi olnud ka, kes on sind inspireerinud võib-olla mõnes mõttes tänu kellele sa oled täna see, kes oled? Tänu nende mõjule, nende eeskujule? Ma arvan, et tema oli mul selline päris äge naine. Ta küll lahkus 37-aastaselt ja ikkagi üsna noorelt, aga ta oli selline särtsakas särav naine, loomulikult oli see varjupool oli ka olemas, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et mis nagu minu sees elab, siis see ema on mind nagu
näidanud mulle nagu mingit sellist osa, mis mind nagu siiamaani kannab ja just muusikalises mõttes, et ta võttis mind alati igal pool kaasa. Et tol ajal olid siis Vana-Vigalas olid sellised koorijuhtide laagrid, kus siis olid Eesti sellised tippkoorijuhid ja muusikud olid siis kohal ja üle Eesti siis ka kõik muusikaõpetajad, kõik said minna, see oli nädal aega, siis oli selline laager, kus siis toodi kohale siis nagu Eesti selline intelligentide nagu selline koorekiht ja seal toimus nii põnevaid loenguid ja mina olin siis mingisugune 8, 9, 10 aastane, mitu aastat käisin seal ja siis see oli nii äge kuulata siis nagu olla seal nendega koos ja kuulata, millest nad nagu räägivad ja see oli nii selline avardav minu jaoks ja ma arvan, et et see uudishimu selle maailma vastu tegelikult nagu saigi sealt alguse. Et just nagu näha seda mitmekeelisust ja just neid väga erinevaid inimesi ja selliseid põnevaid tegelasi. Mäletad, sa olid need kultuuriinimeste, nii vist võib öelda, eks ju? Jah. Need teemad ka kuidagi teistmoodi, kui võib-olla see rohkem mujal enda ümber kuulsid, ma ei tea, koolis, kus iganes naabrite hulgas. Et oli seal võib-olla juba mingit sellist nagu enesearengu juttu kuulda, mida tollel ehk väga palju ei levinud? Võib-olla ei olnud, aga seal oli just nagu ajalugu ja kultuuriteema ja selles mõttes, ma ju olin 8-9 aastane alles, eks ju, et minu jaoks oli lihtsalt nagu põnev olla seal selle kõige sees ja võib-olla selline hästi kihvt mälestus on see, et praegu me laulupeol laulame, eks ju, seda Ta lendab Mesipuu poole laulu, aga mina tol ajal olin siis seal koos selle Peep Sarapiga, kes selle laulu kirjutas ja esmakordselt lauldi seda laulu siis seal Vana-Vigalas. Ja mul on olemas ka endal see originaal nii-öelda noot, et ma sain esimest korda seda nagu laulda niimoodi koos, et mingid sellised asjad nagu seoses nagu Eesti kultuuri ja just selle eestlusega on nagu hästi sügavalt minu sisse kuidagi juurdunud. Oli sul lapsena ka soov kellekski saada, mõneks näiteks kultuurimaja juhatajaks? No eks ma tahtsin ikka lauljaks saada. No seda sa rääkisid, jah. Et see lauljaks saamine oli mul nagu selline, see muusika oli minu jaoks hästi oluline, aga ma ei saaks öelda, et see muusika õppimine minu jaoks nagu väga lihtne teekond on olnud selles mõttes, et ma käisin ju Avinurme muusikakoolis ja see jäi ka ühel hetkel pooleli mul. Sellepärast, et kuidagi selline lapselik, ma ei viitsi ja ma pean nii palju harjutama ja teised mängivad õues ja mingi selline koht tuli peale. Ja kuna mul ema oli ju ka muusikaõpetaja ja kultuurimaja juhataja, siis ta oli ka üsna selles mõttes nõudlik minu suhtes. Et mul tekkis mingi väga tugev selline vastupanu selles osas ja siis ma jätsingi pooleli. Siis läks niimoodi paar aastat mööda, siis ma sain aru, et tegelikult mulle ikkagi nagu meeldib, sest klaverit ma ju mängisin iga päev, lihtsalt küsimus oli selles, et mida mängida ja kui palju, eks ju, nagu selle muusika. Praegu täna, kui ma lapsi õpetan ja nii palju, kui ma olen kuulnud ka teisi lapsevanemaid, siis nii juhtubki, et ühesõnaga see vahel on lihtsalt ei sobi see õpetamise viis, eks ju. Ja siis ma ikkagi sattusin ka ühe muusikaõpetaja juurde nii-öelda käima, siis ma juba nagu vabatahtlikult tahtsin minna. Ja niimoodi vaikselt ma õppisin ja siis ma ikkagi peale gümnaasiumit läksin otsakooli, sain sisse, nii et ma õppisin koorijuhtimist seal. Ja see oli ka nagu väga kihvt ja lisaks siis veel laulmist ja džässklaverit ja see oli hästi selline mitmetasandiline õppe oli. Aga kuna ühesõnaga mul juhtus seal selline lugu, et mul ikkagi jõudis kohale sellel ajal siis see emalein, ehk siis enne gümnaasiumi viimast klassi, siis mul ema lahkus ja siis tuli kuidagi ellu jääda ja ongi, ma ju pidin tegelikult veel kooli vahetama, mul oli hästi suured nagu sellised elumuutused plaanis, aga kui ema lahkus, siis ma sain aru, et
okei, mul ei ole selleks praegu nagu ressurssi, et minna täiesti uude kooli, viimasesse gümnaasiumiklassi. Noh, praegu ma mõtlen üldse ise emana, on ju, mõtlen, et ma ei tea, mis mul nagu mõttes oli sellel ajal, aga jah. Ja siis ma seal Otsa koolis siis mul jõudis kohale siis nagu selline esimene elu nagu depressioon või noh, tol ajal ju ega keegi ei tegelenud leinaga ja üldse noh, et noh, see teema oli täiesti nagu välistatud, nii et ma ühel hetkel ma sain ise aru, et ma olen ikkagi nagu täitsa jamas. Ja kuna ma töötasin sellel ajal Eesti Kontserdis, selle kontserdi poole peal, ma olin piletör nii-öelda, kes siis, pileturid on need, kes siis müüvad seal piletid, kontrollivad pileteid, saadavad inimesi sinna ruumi ja siis viivad siis esinejatele lilli pärast ja panevad uksed kinni ja ühesõnaga, kes on need ukseavajad. Ja mulle see töö väga meeldis, sellepärast siis ma sain hästi palju muusika sees olla. Ja lõpuks mul see kool jäigi niimoodi, et ma ei suutnud koolis käia. Nii et ma istusin ainult seal kontserditel iga õhtu. Ja ühesõnaga jah, tuli see selline depressioon väga-väga tugevalt peale ja ma ei saanud iseendaga tegelikult hakkama, nii et lõpuks ma siis sain aru, et tuleb ikkagi minna abi otsima. Ja sul oli endal see teadlikkus juba nii noorena, et see mitte kuidagi see tuli jah niimoodi, et ma sain aru, et okei, mul on nagu abi vaja ja noh, siis ma läksin ka kohe psühhiaatri juurde. Ja siis psühhiaater kirjutas loomulikult Prosakit, ma ei tea, kas Prosakit täna veel antakse või, no see oli mingisugune põhirohi. See on nagu antidepressant, ma saan aru, ja ma ei tea nendest väga palju. Aga no see oli niisugune suht kange kraam ja ma sain aru, et see muudab minu olemist ikka väga nagu veidralt. Selles mõttes, et mulle üldse ei meeldinud see tunne, mis must tekkis. Oskad sa seda kirjeldada? No see oligi see enesetaju nagu muutus selliseks, noh, nii ükskõikseks läks nagu kogu see olemine. Emotsiooni mõttes ja tegelikult ma nagu ei tahtnud nagu üldse kuidagi enam olla. Et noh, täna ise terapeudina nagu mõeldes tagasi tegelikult noh, mis kõik nagu noh, valesti on ju läks selles mõttes või noh, jah, ma pidin seda nagu mingil põhjusel kogema, et nagu jõuda siia, kus ma täna olen, aga see oli päris nagu keeruline periood. Et väga palju juhtus nagu selle aja jooksul ja siis ma otsustasingi, et okei, et noh, see oli siis see hetk, kus ma panin ennast tegelikult kinni nagu ka muusiklase mõttes, et okei, minust ei saa muusikut, mulle ei ole seda vaja, kõik teised on andekamad, kõik oskavad kõike paremini teha, kõik noh, ühesõnaga. Mul ei olnud nagu kedagi teist nii-öelda abiks kõrval, kes oleks mulle aidanud nagu seda ümber mõtestada või näha seda nagu teistmoodi, et ma jäin nagu üksinda sellel hetkel. Ja noh, siis niimoodi need otsused, eks ju, sünnivad, et närvisüsteemis siis see kuskil tordub ära, on ju. Ja okei, selle muusika me jätame siis nüüd siin praegu nagu. Ja sa tulidki ära Otsa koolist? Ja tulin ka Otsa koolist ära ja läksin tegelikult noorsootööd õppima kohe. Ja sealt tekkisid mul siis uus selline kogukond ja sõpruskond ja siis ma sattusin Mustamäe noortekeskusesse ja sealt edasi siis Mustamäe kultuurikeskusesse, nagu ikka olingi siis juhataja ei olnud, aga ma olin projektijuht ja siis ma seal korraldasin neid linnaosa üritusi ja see oli too aeg, kus kogu aeg linnaosa vanemad vahetusid ja see oli väga veider ja naljakas aeg. Ja siis ma sain aru, et appikene ma ei taha küll järjest iga aasta teha üht ja sama nagu programmi, et ongi, ma ei tea, Mustamäe sügis, laste hommikud, kõik nagu kogu aeg kordub, on ju, ja siis ma juba sain aru, et appi ma ei taha seda sama asja nagu teha. Ja mingi julgus mul oli, kus ma siis ütlesin ka aasta lõpuks, vist novembrikuus tulin töölt ära, ütlesin, et okei, et ma ei tea, mis nagu sellest elus saab, aga mulle nagu aitab, et aitäh, see oli väga tore ja kõik, aga ma tahan midagi muud elus teha. Ja siis ühe sõbra kaudu tuli mulle siis selline vahva pakkumine, et Teet Margna otsib enda saatele toimetajat või noh, assistenti. Muidugi ja juba aasta lõpus tegime juba mingisugust aastavahetuse programmi koos ja no niimoodi siis ma sattusin telesse tegelikult. Täiesti mingi selline ala, mida ma ju, noh, millest ma ei teadnud mitte midagi, mida ma ei ole kunagi ju õppinud. Aga no mis seal vaja oli? Seal oli vaja inimest,
kes oskab asju sebida, suhelda, noh, ühesõnaga, mida iganes kõike teha, on ju. Seda ma oskasin. Ja sa oled teinud seda päris pikalt nüüd siiamaani teed, ma saan aru. No teleasja ma jah, niimoodi praegu ja seal on ka erinevad etapid olnud, aga jah, põhimõtteliselt teleasja ma nüüd aeg-ajalt ikkagi teen, et mind kutsutaksegi. Viimati olin EFTA galal, oli näiteks Tõnis Niinemetsa selline assistent saates, otsesaates ja personaalassistent. Ehk siis mina käisin taga kaasas, panime seal rekvisiidid, vaatasin, kas ta on õigel ajal, õiges kohas, läheb õigesse nii-öelda spotti, vaatab õigesse kaamerasse, no ühesõnaga siuke, et jooksed seal siis nagu temaga koos ringi, ütled talle, et nii, praegust on joogipaus või kas sa tahad juua või noh, ühesõnaga nagu ikkagi personaalne poputaja. Personaalpoput, aga samas ongi, minul on nagu klapid, ehk siis kui on otsesaade ja siis seal võib juhtuda igasuguseid asju, et siis ongi see, et... Mis seal juhtub? No seal juhtubki näiteks... Mis on kõige naljakam, nagu mis seal on juhtunud otsesaate ajal? Otsesaadete ajal. Siin paar aastat tagasi, kui oli Tantsutähtidega saade, siis oli nagu, noh, see oli täiesti pöörane. Et siis ma olin ka režissööri assistent. See on see inimene, kes stuudios siis vastutab nagu, noh, mina olengi see režissööri pikendus inimesena stuudios. Ehk siis, kui tantsijad hakkavad siis oma tantsu esitama, siis nad tulevadki lavale. Mina ütlen, nii, tulge nüüd võtke oma kohad kinni. Siis ma olen selle tantsi juures veel, noh, niimoodi viimased sekundid ütlengi talle 10 sekundit. Nii, 5 sekundit ja siis kaugened siis kuskile kardina taha niimoodi, et ühesõnaga nagu see turvaisik või ja siis nende rekvisiitide panemine või no näiteks seal oligi, et siis Trosinski, tema on see tromboonimees, eks ju. Ja tema ei anna oma pilli nagu kellegi kätte, aga siis seal saates on tal siis selline koht, kus kui ta siis tuleb seal mängib oma pilliga on ju ära, seal mingi tohutu soolo on ja siis läheb tantsuks ja siis on see hetk, kus ta siis lööb käed niimoodi laiali ja see pill on tal käes. Ja siis mul on aega 5 sekundit, et joosta tantsu põrandale, haarata see pill ja kaduda sealt nagu niimoodi minema ja siis kotsakigad on all. Siis see on nagu mingi elukiire. Aga noh, need ongi täpselt niimoodi, et see on hästi elus tunne, et sul on kõrvaklapid peas ja siis sa kuulad. No režissöör ju näitab seda kaadrit, noh, et ta ju mind ei näita selles mõttes, aga siis ongi, mul tekib see mingisugune auk, kus ma siis saan nagu tulla selle ära võtta. Ja need on nagu nii lahedad hetked. Läks kohe film käima, kus on võimalik nende kontserdiga ära käia ja mis kõik on. Ja, aga see on nii tore või siis ongi, et enne tantsu, et sul on vaja seal mingi tantsu jaoks rekvisiit panna, et seal on mingisugune klaas ja mingid joogid ja noh, ühesõnaga laud katta. Ja siis meil on siis mul on veel assistent ja see assistent suudab selle nagu siis mingisugune minut aega enne tantsu ära lõhkuda see klaasist mingi asi. See kukub ja see kõik on seal maas. No ühesõnaga mingid sellised hetked, et kus sa nagu hästi kiiresti pead reageerima. Ja samas on see otse-eeter, noh, sa ei saa seal nagu midagi muuta, et noh, siis on nagu, sa peadki ära reageerima, kõik need asjad ja siis juba sulle öeldakse nii, kaduge! Ja siis sa nagu kaod sealt pildist. Ja siis ka ei pahanda selle peale, kui keegi ütleb sulle kaduge, et ei võta isiklikult. Ei võta isiklikult. Kuidas see alguses oli, kui sa läksid täna, oled see, noh, oledki selle koha peal, kus sa oled ja terapeut hakkab pihta, on ja, aga kui sa alustasid ikka, kas siis ju tuli ka need hetki ette, kus noh, oligi võib-olla väljend selline, mille peal oleks võid solvuda ka? Et mine nüüd eest või koristama kondid või isiganes. Sellist nagu solvumist võib-olla ei olnud, aga kindlasti ma olin tohutult ebakindel ikkagi. Selles mõttes, noh, just nüüd mingisugused lood, mis mu peas siis, et noh, et ma ei ole seda õppinud. Ja siis on noh, kõik need teised on, aga noh, tegelikult täna ma vaatan, et seal ei ole mitte mingisugust nagu vahet on ju, ja ma olengi ju noh, naisena ju küpsenud, et väike vahe oli siin sees, et mul, kui need lapsed sündisid, siis ma ju vahepeal ei teinud teletööd, sellepärast, et noh, lihtsalt see teletöö on niivõrd intensiivne, sa teed seda nädalavahetustel, sul on hästi pikad päevad, ka pühade ajal, noh, mis iganes, öösel, no mida iganes. Et lihtsalt siis vahepeal ma seda Eesti ei teinud, aga kui ma siis nagu uuesti tagasi tulin, siis ma saingi aru, et noh, mul on mingisugune küpsus, ma tean, mul nagu noh, ma olen lihtsalt kasvanud inimesena nii palju ja ma ei muretse enam selliste asjade pärast, mis võib-olla varem olid, et varem võib-olla tõesti ma sain nagu pihta rohkem ja seal ongi, noh, ma tegin ju
Teet Margna ja Kristjan Jõekaldaga tegime seal igasuguseid saateid ja siis ühel hetkel Teiduga meil läksid nagu teed lahku ja siis ma läksin tegelikult konkureeriva nii-öelda konkurendi juurde ehk siis kelle stuudios me kõiki neid Teidu saateid salvestasime, Raivo Suviste firma juurde ja siis ma sattusin hoopis nagu teisi asju tegema. Et selles mõttes nagu põnev Kas tuleb sul meelde mõni võib-olla tuntud inimene, kelle kohta sul võib-olla oli mingisugune kuvand või mingi pilt ja siis sa nägid teda päriselt ja sa said aru, et tegelikult see on hoopis midagi muud? Ma ei tea, miks mul selline küsimus tuli. Jaa, kusjuures ma olen ju näinud tõesti väga palju tuntud inimesi Eestis ja nendega väga erinevatel tasanditel nagu kokku puutunud. Aga minu jaoks vist see on selline viimane efekt olnud, on olnud Krista Lensin. Et Kristaga tookord me tegime sellist saadet nagu sind otsides või, kui ta otsis neid sugulasi ja aga ongi, et täna ma olen temaga nagu hoopis teistsugusel tasandil nagu kokku puutunud ja mis enesearengu ja mis tee see naine läbi on teinud ja alles hiljuti ma kohtusin ka ühel ägedal seminaril temaga ja siis ta rääkis seda oma lugu ja see oli minu jaoks lihtsalt nii liigutav, et ma ikka löristasin kõvasti nutta, et selles mõttes kuidas inimene ongi teinud midagi väga sügavat, ilusat nagu läbi ja kuidas ta sellest räägib ja kuidas ta ikkagi ajab need jalad nii-öelda sinna maasse ja läheb edasi ja selles mõttes suudab nagu hästi inspireeriv olla. Kuidas sina ajasid oma jalad maasse ja läksid edasi peale seda, kui sa tulid ära sealt sellest noortekeskusest ja mis siis edasi sai? Jah, selles teletöös sa rääkisid, aga kas see oli see põhiline, mis su elu jäi kandma või oli seal mul on mingisugune selline usaldus olnud kogu aeg. See on kuidagi huvitav, et elu on kandnud selles mõttes, et mul on ju olnud igasuguseid keerulisi olukordi ja majanduslikus mõttes ja kuidagi on kogu aeg juhtunud nii, et nagu saan hakkama. Ja inimesed on tulnud appi vahel täiesti niimoodi ootamatult isegi, kui ma ei ole nagu palunud seda, aga kuidagi on need asjad nagu lahenenud, et jah, just nagu noorena oli see päris keeruline, et oligi, et vanemaid ju sellisel kujul mulle ema ju ei olnud ja isa mind ei toetanud, et selles mõttes isa elas nagu oma elu ja nii lihtsalt oli ja see ei olnud nagu minu jaoks, lihtsalt nii oli, Ja meie kõigi lugu on ju meie jaoks normaalsus, et võib-olla millegi peale on kuskil keegi, kes imestab, oi, kuidas nii ja naa ja minul on ka ema hästi huvitava iseloomuga naine ja huvitavaid teekond on meil olnud, aga meie jaoks on see olnud normaalsus ja samamoodi nagu sina kirjeldad, et see oli sinu jaoks on ja see oli elu. Et sa pead ju kuidagi nagu ellu jääma ja ma mäletan ka vahel neid kuidagi selliseid kummalisi nagu haletsevaid pilke, et sina vaesega Mirlekene, kuidas sa siis nüüd, ma ei tea, ma ise nagu ei mõtle seda niimoodi, et ma lihtsalt ju teen seda, mis ma teen ja eks võib-olla mingid kohad ongi siis nagu ka siin võib-olla iseennast ei ole siis võib-olla märganud mingites olukordades, aga see ongi ka see teekond, et minu selline toimetulekumehhanism on siis olnud ikkagi ka see, et ongi, ma olen selline hakkamasaaja ja et ma siis teen mingisugused asjad ära ja vahel ka hambad ristis ja mis iganes, eks ju. Et seda enese kuulamist ja iseendaga nagu kontakti loomist ma ikkagi olen siin nagu viimastel aastatel nagu rohkem nagu harjutanud. Praktiseerinud. Et teletöö on saatnud sind pool elu, siis ma saan aru, aga kuidas tulid need mööblivedrud siin. Kuidas selle kõige pealt, millest sa oled juba täna meile rääkinud, jõudsid järsku Sadulsepa ametini? Või ei olnud see järsku? Ei, see selles mõttes oli kuidagi ka jälle väga praktiline põhjus.
see oleks kodus midagi katki. see oli niimoodi, et mul olid 11 aastat tagasi pulmad ja siis me hakkasime seal oma mehe maakodus Mõnuveres endale sellist tarekest ehitama ja siis seal oli sellist vana mööblit ikkagi nagu igasugust. Ja siis mina vaatasin, et jumal küll, aga see ju kõik tuleks korda teha. et nad kuidagi sellise vana väärtustamine minu jaoks nagu väga oluline olnud alati, et ma väga hindan sellist vana mööblit ja kuidagi minu jaoks on oluline seda nagu säilitada ja anda talle nagu selline elu ja võimalus nii-öelda. Ja siis mul tekiski tunne, et see on nüüd üks asi, mis mul oleks vaja nagu õppida ja kuna ma tõesti olin teinud hästi palju seda teletööd ja seal ka sahminud ja ennast tegelikult nagu ka päris oimetuks nagu töötanud, et ega see selline kerge töö ei ole, siis ma tundsin, et ma tahan teha midagi nagu füüsilist, just seda, et ma teen midagi, ma katsun oma kätega ja siis ma näen, on see tulemus. Ja siis niimoodi ma sattusin Haapsalu Haapsalu, mis kool see on? Hariduskeskus või? Haapsalu, jah, ühesõnaga. Võib-olla on tal täna mingi teine nimi. Ühesõnaga Haapsalu kooli ja siis ma esimest korda sain kogeda seda, et mul tuleb see nagu nii hästi välja ja et mul on nagu tore seda teha ja ma sain isegi stipendiume, ma olin nagu seal nii-öelda klassi nagu parimate seas, et mul ei ole sellist nagu kogemust varem olnud, et see oli nagu hästi huvitav. Ja siis mööblit on ju mitmesugust, et on ju siis, mina olen käinud puitmööbli restaureerimise kursusel kunagi, samamoodi tundus huvitav, aga avastasin ka seda, et ma ikkagi ei ole nii suur nokitseja. Et ma tahaks kohe kõigepealt tulemust, just see püsivus ja selline nii-öelda see, ütleme siis, ma ei tea, musta töö või raske töö või mis iganes, selle tegemist, mis ei ole nii glamuurne. Kuidas sa sellega toime tulid? Mulle see tegelikult sobib. Mulle isegi meeldib nagu nühkida vahel seal, sa pead ju lihvima. Et kuidagi mul on seda püsivust ja ma nagu lähen sealt läbi selles mõttes, mul seda südikust on. On see meditatsioon ka sinu jaoks või? Et sa ikka lähed üleni selle tegemise sisse ja siis oled seal ja ikka kaon ära ja selles mõttes ja just see tunne, et kui ma selle nagu ületan, pärast on nagu ikkagi väga mõnus. See ongi see, et ma näen reaalselt seda, et ma tegin seda praegu. Et vahel on küll seal mingid vana lakki kraabid maa ja see ei tule praegu ja mingi ilge jama nagu. Mida see õpe sisaldab, on see ainult kool või sa pidid käima kuskil praktikal ka või on seal spetsialiseerumine, et sa valid mingit teatud tüüpi mööbli, kuidas see käib? Seal oli, tol ajal oli ikkagi nii, et ma õppisin sadulsepp, siis tähendab, et ma õppisin nii-öelda seda nagu puu osa ja seda pehme osa ehitust siis ka. Et põhimõtteliselt nagu et ma oskan siis ka seda vana mööblit nagu päris nii-öelda originaali lähedaselt, nii nagu seda vanasti tehti meriheinaga ja kõik nende vedrudega, et praegu mul on siin ka üks projekt käsil, kus ma tugitoolidel siis nagu ehitan selle uuesti üles. Et ma põhimõtteliselt oskan selle mööbliga kõike teha ja ma oskan teda ka õmmelda, lõikeid teha, näiteks diivanitele ka on seal ümmargused, mingisugused nurgad, kandid, mida iganes. Et sihukest asja me tegime, meil oli praktika ja siis tuli praktikale minna ka päris nagu kellegi meistri juurde ja mina sattusin Andres Kailani juurde, kes oli mul hea kodu lähedal ja kes oli tegelikult ka üks Eesti selliseid tipp sadulseppasid ja tema on teinud ikkagi väga selliseid glamuurseid töösid, peaministri tooli ja Olde Hansa kõik need õue, mis iganes katused ja seal kõik need kanged, ta oli nagu Olde Hansa isiklik selline sadulsepp, kes siis nagu neid mida iganes mööblit ja kõik vaja minevad sinna nagu tegi, aga ta on selline meister nagu suure emmiga. Kuidas sa kogesid meistri ja õpilase suhet? See kõlab kohe täitsa teistmoodi, kui lihtsalt minna kuskile ettevõttesse praktikale, kuskile mööblifirmasse, vaid just, et sul on see oma meister ja sa õpid temalt ja te olete veedad seal ühes ruumis koos aega ja see oli huvitav, sest meil tekkis väga selline tore usalduslik suhe
ja ma käisin temaga kaasas ja noh, ma tõesti toppisin oma nina ja võib-olla naise kohta ma olengi ka selline päris uudishimulik ja mul on sellist tehnilist taipu ikkagi päris hästi antud, et ma näen asju nagu, no ma oskan näha asju nagu terviklikuna ja just nagu selle lõpptulemuse mõttes ka, et ma saan aru nagu, mis on need etapid, kuidas seda nagu teha tuleb ja ma ikkagi väga kiiresti õpin, et selles mõttes mul nagu käed nagu saavad hakkama sellega, kohe tulen nagu järgi ja ta andis mulle ikkagi päris nagu vastutusrikkaid selliseid asju teha. Et mul on hästi hea meel selle üle. Kõige naljakam oli see, et ma olin ta juures veel praktikal niimoodi, et ma olin seal viimaseid kuid rase ja siis ta ikka naaris, kui ma ütlesin, et sa oled ikka imelik rase, et see nagu jõhker paak on ees, on ju, ja siis noh, soe siis nüüd see, ma ei tea, PVC rull, mingi selline rull soe, see nagu pooleks, olgu. No ma tegin mingeid selliseid asju ka seal vahepeal, on ju, praegu tuleb meelde see vähe juhtum jah, või see päris naljakas. Mingi siukse asju tegin ka. Aga kõik sai tehtud. Kas oled sa sellel alal nagu kuskilt töötanud ka või see kuidagi on nii, et sul oli siis juba kohe alustasid omal käel ja kui sul praegu on see oma stuudio siin? Ma ei ole töötanud selles mõttes, et ma olen kogu aeg teinud seda, alguses ma tegin seda enda kodus ja siis noh, ongi mul lapsed olid ju ka väikesed ja need on algusest peale näinud selle, et emmel on ikkagi mingisugune haamer ja nael ja siis akutrell ja noh, need on ikkagi noh, nad teavad nagu, mida nendega teha ja siis seal ikkagi alla aasta on üks võt, võttis ikka suure sellise kruvi ja lasi selle läbi vaibami põra. Et ühesõnaga, nad on jah olnud minuga nagu koos kõigi nende tööriistade asjadega, aga no siis ma ühel hetkel kolisin siia, et see on nagu tore. Ühel hetkel nad räägivad võib-olla kusagil podcastis, kuidas see neid mõjutas nende kujunemise lugu, et emal olid kodus kõik tööriistad. Kas laulad samal ajal, kui sa mööblit nokitsed või need on täiesti erinevad? Ei laula, võt see on huvitav jah, et no selle lauluga on jah selline lugu, et see laul tuleb kuidagi teistmoodi mu juurde. Kuidas sa jõudsid muusika juurde siis tagasi või edasi? Kuidas ma olen ju laulnud tegelikult terve elu erinevates koorides ja muusika minu jaoks olnud hästi oluline. Lihtsalt ma ei ole siis oma asja kunagi saanud ajada niimoodi päriselt. Aga see klaver on mul ju olnud kodus alati. Ja ta on olnud selline minu nii-öelda teraapiavahend ka, et vanasti ma laulsin siis teiste laule ja mul on olnud selline hea kõrv alati, ja ma olen otsinud lihtsalt, ma kuulen kuskilt midagi, siis ma olen alati otsinud, kuidas see nagu kõlab, proovin seda järgi mängida. Et neid helisid ma olen niimoodi katsetanud ja proovinud ja mänginud, et selles mõttes see on minu jaoks nagu nii oluline olnud muusikaga tegeleda ja lihtsalt ennast nagu väljendada muusikaliselt, aga nüüd niimoodi oma loomingu juurde ma ikkagi jõudsin siin kuskil 5 aastat tagasi ja oligi tegelikult Holistika Instituudi ajal, kui ma õppisin siis teraapiaõppes ja siis ta hakkas niimoodi vaikselt tulema. Sa ütled, et sa eluaeg oled sellega elanud. Ja. Kui suurt julgust nõudis see või kas üldse nõudis, et sa tulid sellega nii-öelda välja avalikuks, ent laulangi teile kõigile? Kui täiega. Selles mõttes, et ega see on siiamaani minu jaoks hästi selline abras koht. Et ma olen ju sellega tegelenud ja ma olen ju päris palju juba esinenud ja ma saangi aru, et ma olen teises kohas iseendaga, ma olen nagu palju julgem, palju enesekindlam. Aga üks asi on nagu see muusika, teine asi on see, millest ma laulan või need on minu enda laulud, eks ju. Ja kõik need laulud ju räägivad mingisugusest mingi sügavama loo minu enda kohta või need sõnad ja see sisu, et see on minuga sügavalt seotud ja selle nähtavale toomine on ikkagi hästi haavatav koht. Ja ma avastasin siin nüüd sügisel esimest korda sellise huvitava asja, et kui ma teen enda mingisuguse kontserdi ära,
siis mul peale seda mul tekib nagu selline pohmell sellest nii-öelda iseendast või sellest enda loomingust, kus ma siis nagu mõnda aega ma ei taha nagu seda üldse nagu ma ei taha laulda, ma ei taha klaverit puutuda, mitte midagi selles mõttes teha, et see on nagu nii huvitav minu jaoks, et ma saangi aru, et ju ma siis nagu midagi elan nagu nii sügavalt jälle nagu läbi, et siis ma ei suuda või ma ei taha siis nagu seda siin uuesti nagu tagasi minna, aga see läheb nagu üle selles mõttes. Ma olekski küsinud, aga ma saan aru, et siin ei ole võib-olla väga suurt kohta enam, et kuidas sa sellega siis toime tulid, kui sa esimest korda aru said, et selline asi toimub. Et oli see nagu hirmutav, et äkki nüüd ma ei tahagi enam kunagi esineda? Jaa, just nimelt. Seal tekibki selline koht, et jah, ma ei tahaks seda teha, ma enam kunagi ei laula. Jah, selline küllastumine tekib nagu, hästi, hästi tugev küllastumine. Aga ma nagu olengi mõelnud, et mis see siis nagu on, et see ongi emotsionaalselt, siis ma ikkagi kogen jälle kogen midagi, mis nagu ma ei tea, kas see siis ongi see, et ma kuidagi siis võib-olla see on siis mingisugune hinnang, tegelikult selles ei ole midagi nagu halba, aga võib-olla see ongi see, et see on mingisugune raske emotsionaalne koht, millest ma siis nagu läbi tulen. Ja võib-olla ma peangi seda tegema siis hästi palju mitu korda, eks ju. Öeldakse ka, et teed, kuni see lõpuks lahustub, eks ju. Ma isegi ilmselt ei ole sama asi, aga ta võib olla sarnane. Kogesin seda holistika aastate jooksul, et tegelikult sellest moodulist võis ka tekkida pohmell. Seda pidi, et esmaspäeva hommikul oli siuke tunne, et mitte midagi sellest enesearengust või mingitest sügavustest kuulda, et las nüüd olla, et elame siin 3D maailmas natukene rahulikult. Ja siis just nagu sa ütled, et see läheb üle, aga kuidagi minu jaoks on oluline olnud seda mitte kuidagi kiirustada või ammugi mitte hinnanguid anda, vaid lasta olla omas tempos, nagu sinagi ütled, et see läheb üle ja siis sa tuled jälle lavale. Ja see tulebki nagu selliselt, et ma ju otsin seda klaverit. Et minu jaoks muusika on siis tegelikult ühenduse loomine iseendaga, selles mõttes selle enda emotsionaalse osaga, mis siis väljendub läbi selle muusika, ehk siis mida iganes ma siis kogen, eks ju, või mida iganes siis elus parasjagu toimub, et see ei peagi olema alati midagi väga intensiivselt ja tugevat, aga lihtsalt nagu minu viis minna siis maanduda sinna klaveri teha, panna oma käed klahvide peale ja siis lasta seal tulla siis nendel asjadel, mis nagu tulevad, et ma pean ennast väga intuitiivseks muusikuks selles mõttes, et ma võib-olla minu jaoks on keeruline mängida võib-olla asju täpselt samamoodi või teha mingeid asju täpselt samamoodi iga kord. Seda nagu üleüldises mõttes elus ka, et muusikases mõttes ka, et ma ikkagi nagu otsin kogu aeg mingisugust. Siit me jõuame küsimuse juurde, millele ma tee peal mõtlesin. Sa oled stuudios parasjagu käimas ja salvestamas oma albumit. Kuidas stuudios need lood käivad? Kas seal on ka nii, et sa saad lihtsalt lubada voolata ja seal olla inspireeritud ja interpreteerida nii ja naa ja kolmandat pidi, või seal on see, et sa tegelikult pead nagu mängima mingit ühte kohta 10 korda, laulma seda 10 korda ja siis keegi ütleb seal puldi tagant, et natuke siit oli must. Teadmata, millest ma räägin. Just, nii ongi. Väga õige, väga hästi ütlesid praegu. No nii ongi, et tegelikult see paneb päris sellise suure pinge peale ja ma olengi olnud väga huvitavas kohas endaga tegelikult. Mul on tohutult hirm olnud nagu ja see on kestnud juba siin paar kuud isegi. See seisund selles mõttes, et jah, ma nüüd siin ju eelmine nädal nüüd ju käisin stuudios, aga enne seda see kogu see ettevalmistus justkui, et enda demosid siis kõigepealt nagu siis sellele nii-öelda Peeter Salmel on siis üks tuntud Eesti salvestajaid või stuudioomanikke, kes siis väga paljudele Eesti artistidele muusikat siis salvestab ja seda kokku siis miksib ja masterdab. Et
Peetrile siis saata nii-öelda need demod kõigepealt ja need demod ma ju ise lõin selles mõttes, et ühel hetkel ma sain aru, et ma tahan osata ise oma asju salvestada niimoodi, et mul on mingi programm ja et mul on ka vastav tehnika ja et ma siis oskakski seal siis nii-öelda neid asju nagu kihiliselt üles ehitada, nagu muusikas on, eks ju, et noh, ma mängingi seal oma klaveri sisse, siis ma laulan seal oma põhivokaali, siis ma laulan seal oma backe, on ju, mitmehäälselt, ma loon nagu mitmehäälsust sinna, et noh, ongi need, noh, muusikas kõik ongi sellised read nii-öelda, need kihid, mida sa siis hakkad seal üksteise peale panema, no siis mõtled, no vot, siin võiks või nagu mingi lahe bassikäik olla, no siis nagu leiad sinna mingid bassiasjad, on ju, noh, mingid rütmi asjad, siis mõtled, et noh, siis ongi, sul on vaja nagu teadmised, kuidas see muusika siis et muusika pannakse nii-öelda nagu ruumi, et kuidas see siis nagu kõlab, eks ju, paigutatakse nagu ruumi, et siis nagu mingid pillid ei hakkaks omavahel seal domineerima või nagu noh, see on terve teadus, eks ju, et mida ma ju alles õpin, aga noh, ongi, et ma olen saanud nagu katsetada ja see on minu jaoks selline asi, kuhu ma võin ära kaduda noh, päevadeks. Ja siis ma ühel hetkel avastan, et ups, aga mul on 3 last ja siis, et mul appi pere tuleb koju ja nüüd ma ei ole midagi süüa teinud ja ma olen lihtsalt istunud päev otsa nagu klapid peas ja elanud seal mingisuguses omas mullis, mis on nagu kõige mõnusam mull üldse minu jaoks, kus nagu olla. ja siis ma teen neid asju, ühesõnaga neid oma demosid ja loomulikult siis on seal see kriitiku tüüp vahepeal on nagu kohal, eks ju. Ja siis ma saan aru, et mingeid asju ma ikkagi veel ei oska nii hästi ja noh, osade asjade peale ma veel ei tule, noh, sest ongi seda kogemust ei ole ja siis ma noh, ühesõnaga see produkt või see lugu, kui ma siis ühe loo nii-öelda valmis teen ja et siis seda kellelegi lasta kuulata, see seab minu ikkagi närvisüsteemis väga sellisele õrna seisundisse ja ma ikkagi nagu väga muretsesin, kui ma nüüd oma 6 lugu siis Peetrile saatsin. Mis see kõige suurem mure oli? Ja ma kartsin, et ma nagu ei meeldi ja et ma noh, ja tegelikult see on jumala okei, noh, Peeter ütles kohe, et ega võibki ju nii olla, on ju, ega siis, et tema ju ei hakka salvestama kedagi, kelle muusika ei inspireeri, on ju. Aga no selleks, et kõigepealt aru saada, peab kuulama, eks ju. ja võib-olla just lihtsalt see, et ma nagu tahaksin olla kuidagi ideaalne või noh, isegi mitte ideaalne, aga ma tahaksin olla nagu mingisugusel nagu tasemel, et ma tahaksin seda nagu hästi teha. Ja hästi tähendab? No vot, ma saan aru, et ma ei ole ka selline tüüp, kes on nagu see perfektsionismi taga, kindlasti mitte. Aga jah, ma nagu tahaks, et need asjad nagu kõlaksid hästi ja et seal oleks nagu noh, et ta oleks nagu sellise mingi esmatasemel nagu okei. Et see on nagu minu selline nõue. Mida sa peale hakkad nende tunnete, mõtete, sabotööride, kriitikutega enda sees? Kas kui sa olles terapeut, on sul võimekus või on sul see koht, kus ise üksinda sellega tegeleda või on ikkagi keegi, kelle poole sa pöördud siis, kes aitab sulle sügavustesse vaadata? Või võib-olla ei teegi kõigiga midagi ja osad asjad võivad lihtsalt jääda? Osad asjad ongi ja ma vaatlen neid ja selles mõttes teatavat võimekust mul on, aga ma pean tunnistama, et jaa, mul seekord ikkagi on olnud nagu nii-öelda abilisi ja üks armas abiline, minu ingel ise tegi mulle nii vahva sünnipäevakingi aasta alguses, mul on jaanuarikuus sünnipäev, siis ta ütleski, et kuidas ma saan sulle nagu olla abiks nagu sellel aastal. Ja siis me leppisime kokku, et okei, et ma hakkan seda albumit tegema, et ta siis nagu et tema saab siis olla nagu see inimene, kelle poole ma siis nagu pöördun, kui ma siis mis iganes neid vahvaid mõtteid siin hakkan mõtlema või kui need tahavad mulle peale tulla. Et jah, selles mõttes me oleme nagu teinud sellist koostööd ja see on olnud hästi toetav, et jaa, ise terapeudina, noh, terapeudid ka vajavad ikkagi toetust, et me oleme inimesed ja siin ei ole nagu üldse mingit sellist nagu kohta, et kuidagi peaks alati kõigega nagu hakkama saama.
kui kuulaja, vaataja praegu korraks äkki jäi mõtlema sellele, et aga kuidas üldse aru saada, et mõtted kuidagi takistavad, saboteerivad, mis iganes see võib olla. Mis sa arvad, mis see esimene märk võiks olla, kui oleks põhjust vaadata sinna, et kuule, aga äkki see ei ole tõsi, äkki see on lihtsalt mingi mõte, mis praegu siin seda loob, seda, ma ei tea, meeleolu, seda plokki, seda ei saa teha, see ei tule välja, mis iganes seal võib olla. Kuidas aru saada, et ma olen kuidagi mõtted tiirlevad ja ma siin ringi kinni jäänud? No sellest ikkagi saab ju aru, see on hästi füüsiline tunne tegelikult. Noh, mina kogen seda nagu ka füüsiliselt, et see on üks asi on see, et see mõttetegevus on väga intensiivne ja noh, ongi, et mul on vaja ju ennast maha rahustada, selles mõttes mul on vaja nagu teha stopp sellele tüübile, kes siin nagu ikkagi segast peksab peas, eks ju. Et ja see, mulle tundub, et see võib olla üsna keeruline asi, sellepärast, et kuidas ma olen ka seda kogenud, et kui ma olen ise selles sees, siis see käib ju minu peas ja siis mulle tundub, et see minul ongi see, mina olen siin, mina see väike egojunn siin, et ma olen selle keerise sees ja no mitte midagi ei olegi teha, et midagi muud ei olegi kui ainult see. Siis mis sind on aidanud? Ma ei tea, kas või äkki hingad 3 korda sisse välja või mis need pahas asjad on? No, hingamine absoluutselt. Mind aitab hästi see juurte mõte. Juurte ajamine maha ikkagi. Et ma kujutan ette, kuidas ma nagu lasen endal siis sinna maa sügavikku endale need tugevad juured, et need ongi, et kui see latv ikkagi tahab nagu seal tuule käes kõikuda, eks ju, et siis noh, et need juured on maas, et noh, et see puu sümboolika mind nagu toetab, jah, ja hingamine. Noh, tegelikult ikkagi tuleb ennast nagu treenida ka niimoodi, et nagu stopp hakata endale ütlema, selles mõttes, et iga kord, kui ma jälle hakkan minema oma mõttega, kuhu iganes, on stopp. No see stopp on ikkagi vahepeal ikkagi olnud väga mitmed tuhande korrane. Märgiline ja teedki seda nii mitu korda minutis, kui on vaja, eks ju. Ma just käisin, üks minu lemmikuid on Kirna mõisas on selline imeline selgeltnägija, kuidas ta ennast nimetab, lihtsalt üks imeline mees, Henn. Mina käisin Hennu juures see nädalavahetus jälle, minul meeldib käia temaga jutustamas vahepeal ja võtan jälle mingid teemad ka kaasa ja võt see kord just oli jälle see, kus ta ütleski, et aga mind ongi teda siis sellepärast inimestele vaja, et ma tuletan meelde kas või seda lihtsat asja, et tee seda stoppi kas või 10 korda minutisse, nii kaua teed, kui on vaja. Et kõige selle sees ise elades võib-olla on teinekord, ei saa näpu peale lihtsalt ja kõik. Aga see album, mida sa salvestad, mis plaanid sul sellega on? Miks sa seda teed? Miks ma seda teen? No vot, see on üks oluline asi minu jaoks. Kuna ma ju rääkisime siin enne vanusest, eks ju. Et ma olen aru saanud sellest, et ikkagi ei küsi see vanus ei ole üldse oluline selles mõttes, et mida ja millal sa teed, et me võime teha mida iganes, millal me tahame, eks ju. Ja kui ma siin võib-olla varem mõtlesin ka, et mis siis ikka on, et ma juba ka siin, eks ju 46-aastane ja kas kujutan siis nüüd ette, et hakkan siin siis nüüd lauljaks nüüd sellises hiljem. Lähed Superstaari saatesse. Ja, ei no Superstaari saatesse kindlasti ei lähe. Aga lihtsalt nagu jõuda iseendaga nii kaugele, et saada aru, et see on minu jaoks oluline ja kui mul praegu on see loovus lahti, kui mul praegu tuleb neid laule, kui mul see muusika voolab välja, siis minu soov on lihtsalt, et see saaks sellise ilusa vormi, et see jääks kuidagi alles, et jaa, neid laule seal lauasahtlis nii-öelda ju on küll, eks ju, aga väga paljudel inimestel on need seal lauasahtlis. Ja võib-olla, ma laulen ise Popcorn Karis ja siis selline huvitav mõte ka alati, et mu ümber on väga palju ägedaid, meil on seal ka mehed, aga väga palju suur hulk naisi, kes on ka tulnud sealt Vahvikoorist ja väga kihvtide häältega ja mis iganes laulavad puhast kuld, eks ju. Siis mõtlesin, aga mis on siis see, nagu see minu nagu erilisus või et mul on omad laulud. Minul on omad laulud.
neil ei ole oma laule, eks ju, et ongi, et nad võiksid laulda mida iganes materjali, eks ju, aga mina saan täna luua nagu seda oma sisu nii-öelda. Et mul on need oma sõnum, omad viisid, omad asjad, et ma ajan nagu oma asja ja see on nagu nii hea tunne on see selles mõttes, et jess on ju, et see on nagu minu asi ajada ja ma tahan selle albumi praegu valmis teha, sellepärast et siis ma olen saanud nagu ühe olulise asja enda elus nii-öelda ära realiseerida, mis ma siis 25 aastat tagasi panin endal kinni, kui ma tegin selle otsuse, et ma ei laula ja kõik teised on mis iganes ja paremad ja aga mina täna siis teen seda asja ja mulle meeldib seda teha ja see on nagu äge. Me kohe räägime sellest ka, kuidas sinu albumit saab endale soetada, aga kuidas sinu lood sünnivad? Sa oled jaganud siin, et sa jagad iseennast ja kui ma jagan sulle korra siia, kuidas ma siin nagu publikuna olen tajunud, siis mul on olnud rõõm käia mõnel sündmusel, kus sa oled siis sellisel nagu erapeol esinenud ja mul on küll tundunud, et see on selline, et sa püüad ruumist, mis on tollel õhtul vaja, mis tuleb sinna ja siis sa improviseerid ja kõik see, et ma ei tea, kuidas see sul nagu näiteks laulusõnad on, et kui palju see päriselt on sul ette või siis tulebki lihtsalt voolab kanalist, aga mulle tundub, et see on alati just see, mida on sellel ruumil vaja, et nagu sa ütled, et sa ei tee mingid asjad alati samamoodi või ei korda on ja vaid just kuidagi see peentunnetus, et olen ma õigel teel, mina olen seda niimoodi kogenud, et sa jagad just seda, mida kuulajatel on vaja. Et see ruum ja kõik, jah, nagu sa ütled, et see selles hetkes, see energeetika, mis seal siis nagu on, selle tunde pealt siis ma lähen, ja ongi selline intuitiivne aga samas need laulusõnad ikkagi, mis mu lauludes siis on kahtepidi, kuidas ma siis loon. Vahel on niimoodi, et mul tekib mingisugune selline meloodiline nii-öelda puhang, tuleb mingisugune teema. Mul on see telefoni voice memo on täis igasuguseid selliseid teemasid, et ma ei tea, ma sõidan kuskil või teen midagi või siis ma võtan selle telefoni välja nii mängid mingisuguse asja siia sisse. Sõnu midagi ju veel ei ole, eks ju. Ja siis kui ma nagu klaveri taha saan, siis see klaveri taga tekib sellele siis nagu see struktuur, harmoonia. Siis ma tunnetan seda nii-öelda muusikat nagu sügavamas mõttes. Annad see kohe kirja, sest muidu läheb ju, ma ei tea, kuidas sul sassi ei lähe muusikaga, mitte laulja küsimus. Kuidas need lood sul omavahel sassi ei lähe? Kuidas sa ära ei unusta, mis viis sul on? Okei, voice memos on ja. Ei, ikka ei unusta selles mõttes, et see on nii kuidas ma seda ütlen, see on ju midagi sellist, mis on nii ainulaadne, see on nagu iga inimene, laulu puhul ju ka, nagu iga inimene, eks ju, et me oleme igaüks nagu sõrmejälg, eks ju, et oma lauludega on sama lugu, et kui ta nagu sünnib, siis tal on ju oma energeetika, oma sisu, oma lugu tegelikult. Ja kuidas ta siis ju sünnib. Et üks laul, mis mul sellele plaadile, mis kannab ka siis selle plaadi nagu nimilugu on siis Jääb vaid tuum. On mu plaadi või selle albumi nimi ja kuidas see laul tegelikult sündis, oligi nii, et mul oli üks sõbranna Kerli Kätmen, kellega me siis telefoni teel niimoodi jutustasime ja oli selline ka selline keerulisem aeg natukene. Puistasin seal südant ja siis huvitav, kuidas lõppes telefoni kõne ära ja siis ta saatis mulle lihtsalt ühe luuletuse teksti selle peale ja saadab mulle selle teksti ja mina loen seda ja see resoneerub nagu täiega niimoodi, et läksingi klaveri taha ja tuleb. Et selles mõttes nagu ägedad hetked.
jaa, aga miks ma küsin selliseid küsimusi, vaata mina ei ole muusikat kirjutanud onju ja ma kuulan, kui sa laulad kontserdil järjest ja üks lugu ilusam kui teine, aga ma mõtlen, et mina ei suuda eristada neid vaata ja sellepärast mul tuli see küsimus, et kuidas sul endal sassi ei lähe. Aga kas sa paned kirja noodid ja sõnad ja või on see tõesti niimoodi, et see laul sünnib, oled seal loomispuhangus, võtad need klapid ära ja siis see on forever olemas? Nooti ma ei pane, kirja ma ei pane, võin ka hoida seda. Ma ikkagi, no, see jääb kuidagi siis süsteemi selles mõttes ja ma ju mängin seda nii palju kordi. Ma mängin seda nii palju kordi ja huvitav on see, et ma käin ka laulututtides ja siis õpetaja Mirjam Tede ükskord ütles nii huvitavalt, et no jah, et mõtled, et hakata nagu neid oma laule siis nagu ümber õppima, teistmoodi laulma, et see on päris tegelikult keeruline, sest kui sa oled juba mingi, ma ei tea, 100 korda ühtemoodi laulnud seda, eks ju, et siis lihtsalt sa pead hästi teadlikult siis nagu hakkama seda mustrit muutma. Kui sa oled selle ühe raja eks ju sisse kõndinud väga tugevalt, ja lõpuks sa ju ei mõtle selle peale, see lihtsalt ju tuleb, ongi käed klaverile ja see laul tuleb, eks ju. Et siis see nõuab ikkagi teatavat nagu tööd. On sul mõni unistus seoses oma loominguga, ma ei tea, tahad sa, et su laul oleks kunagi laulupeol või mis iganes seal võib veel olla või tahad võib-olla, ma ei tea, Andrea Bocelliga duetti laulda või? Oi, ma nii suurelt ei ole isegi kunagi mõelnud. No võib-olla see laulupidu on selline asi, mis võiks mind nagu kõnetada ja see on huvitav, et kui mul tuli see esimene debüütsingel välja siin nüüd 1,5 aastat tagasi, Saan endaks, et siis üks tuttav mul küll kirjutas nii toredasti nagu peale seda laulu, ütles, et no vot, ma kujutan ette, et see laul võiks see laulu peal kõlada. Ja siis alles hiljuti ühe teise laulu peale ka üks naine, et seda võiks täitsa laulu peal lauda. Saagu nii. Kuna tulles tagasi sinna lapsepõlve kogemuse juurde, kui võimsa laulu siin nii-öelda sünni juures sa oled olnud või näinud seda algusest peale, siis võib-olla see on mingi märk. No mina tea. Aga ongi alati see küsimus, et see laulu peal ka, et kui nagu, mina ikkagi laulan natuke selliseid vaimse sisuga laule selles mõttes, et mitte küll kõik, aga lihtsalt mul on see koht ka alati seal sees olemas. Ja võt, ma ei tea, kui vastuvõtlik see Eesti rahvas selles mõttes on, kuigi mulle tundub, et ta nagu natukene on läinud lahti selles mõttes, et muusikas on ju selles mõttes, ma ei tea, mul tuleb siuke sõna nagu kavalus, aga sa ütled, et see on mitmekihiline, sest ega see sõnum on ju samamoodi, et kui sa lood selle nii-öelda sõnastuse, mis on mõistetav nagu mitmel tasandil, siis võiks olla miski, mis kõnetab just. Aga tagasi tulles selle albumi juurde, siis sa enne siin jagasid mulle, et sa oled hooandjas selle albumiga, et sa lood seda niipidi. Kuidas see käib? Kuidas sa hooandjasse jõudsid ja mida see on sinu jaoks tähendanud? Et see on ju jälle see, et sa tuled enda näoga ja sa pakud enda, ütleme siis toodet selle kohta. Räägi sellest kogemusest ka. See hooandja on jah selline huvitav. Ma ei ole seda kunagi varem teinud ja samas väga paljud ju kasutavad, et see on ikkagi tohutult äge võimalus selles mõttes tulla mingisuguse enda ideega niimoodi lagedale ja siis koguda hoogu ja inimesed loevad ja siis saavad siit toetada. Et minul veel tõesti ka 23 päeva, siis nagu juunikuu lõpuni see hooandja kuidas ma siis ütlen? Kampaania kestab. Püüan saada hästi ruttu üles panna, siis täna me salvestame, siin on 9. 9. juuni, et siis saab käbens üles, siis jõuab veel osaleda. Ja mis siis, kuidas see käib? Et kas sul on niimoodi, et seal inimene saab sulle nagu raha anda siis toetuseks või saab ta selle plaadi siis ka osta või mis võimalused seal on? Mina plaati ei tee. Aga selles mõttes ma teen nii-öelda digitaalse albumi ja seal on erinevad kingitused, seal on selles mõttes saab kontserdile tulla, et selle albumi esitluskontsert on
ja siis ma pakun seal veel selliseid võimalusi, kus inimesed saavadki endale sellise kodukontserti osta, näiteks siis sünnipäevaks, ja siis mul on viimasel ajal on tulnud väga vahvaid võimalusi inimeste sünnipäevi pidada selliselt, et sellise oma kodu laulupeo vormis niimoodi, et ma tulen tehnikaga kohale ja siis see sünnipäevalaps on välja valinud endale siis mingisugused laulud, mida ta siis tahab koos oma sõpradega laulda. Mina siis klaveriga mängime ja siis laulame seal kõik, mis iganes eestikeelsed, ingliskeelsed laulud. Teleka peale saab panna sõnad ja ühesõnaga siukene nagu mõnus siuke kodune laulupidu. Et ma olen seda nüüd mõned korrad praktiseerinud ja mõtlesin, et see on nagu täiesti selline nii-öelda omaette toode või teenus või kuidas nagu öelda, mida nagu pakkuda. Et jah, selliseid asju ma seal pakun ja siis mul on veel pakkuda seal ka laulutunde, et inimesed, kes tahavad tulla minu juurde siis laulma ja lihtsalt võib-olla uurida, kuidas neil on, oskan niimoodi terapeutiliselt ka läheneda, et mis blokeeringud siin on inimestel vahel. Igalühel on alati oma lugu, eks ju, miks ta ei saa laulda ja tavaliselt ongi seal need lood sellised, et keegi kuskil on midagi öelnud. Ma pean siia vahele ära küsima selle, et kas kõik inimesed oskavad laulda? Mina usun, et see on võimalik, sellepärast, et kõrvad on meil nii imelised organid või on organid. No ühesõnaga, kõrva saab treenida ja see on puhtalt treeni küsimus. Nii et selles mõttes seda saab arendada ja minu kogemus on ka, et tulevadki inimesed tundi, nad ütlevadki, et nad ei oska ja kõigepealt hästi palju lugusid, eks ju, ja need hirmud ja kõigepealt neile ei meeldi oma hääl ja siis, kui me siis hakkame koos laulma ja siis tohutu pinge on tegelikult sees ja siis vahel ma panengi need siin diivani peale pikali ja niimoodi mõnusasse nagu olekusse, kus nad ei pea nagu liialt palju mõtlema selle peale, kuidas ja mida ma siis nüüd siin tõstan ja kuidas, mõeldakse nagu liiga palju üle, mulle tundub. Et kui siis nagu saada sellisesse lõdvestunud seisundisse, siis hakkab ka see nii-öelda keha leidma seda õiget resonantsi siis nagu selle õige viisi või täpse viisi koha peal. Kus kohast meie füüsilises kehas hääl tegelikult tuleb? On siin üks koht, kas ainult häälepaelad või on see? See on häälepaelad, aga meil on ikkagi resonaatorid ja siis ongi siin kaelas, kurgus, suus, peas tegelikult ja siis rinnas. Ja kogu keha on tegelikult. Et küsimus ongi nüüd selles, et kui me siis nagu seda häält teeme, et mismoodi me siis, mõni teeb seda hästi intuitiivselt ja loomulikult tal tuleb see, eks ju, mõni mõtleb sellega üle, aga vahel on tõesti vaja nagu lihtsalt oma tähelepanu viia mingitesse kohtadesse ja hakata nagu märkama, et mina ka, kui ma laulutunnis käin, siis see on kõige ägedam on ise ennast avastada. Ehk siis, kui su õpetaja viib su sellisesse kohta, kus sa pole mitte kunagi varem ise endas käinud, saad ära, vau, ma suudan sellist häält teha, mul on see võimekus olemas. See on nagu kõige kihvtim tunne üldse, see tuled sealt ära, et vau, see on nagu lahe. Nii, et kui sa tahad tulla hea kuulevad Mirle laulutundi, siis üks võimalus on toetada albumi loomist läbi Hoondia ja sealt sa saad siis kingituseks laulutunni võimaluse ka endale või sõbraga või mis iganes. Kas see tundub nagu hea baariteraapia ka või? Tulla koos laulutundi. Päris hea mõte, miks mitte tõesti. Ja kahehäälselt saab ju laulda ja koos saab laulda ja see on nagu vaata, ma mõtlesin kuidagi vist tuli selles kontekstis praegu, et kui me loome oma elu koos paarina, et see on ju ka resonants, ehk siis see meie sagedus, et kui palju see on sarnane ja kui palju on erinev ja mis osa sealt võngub koos ja see on ju ka terve teadus, mida avastada. Ja mul siin üks ema käib oma lapsega ja see on ka väga tore, et selles mõttes seda saab nagu tõesti mitmel tasandil teha. Nii et tule kogu perega. See on uued teraapia, muusikateraapia viisid sünnivad. Kui kaugel see Hoondia projekt sul praegu on, sa ütlesid päevade arved, mis sul veel on jäänud on ja, aga sina ise või kuidas sa tunned, mis see sinu panus on, et koos kõige sellega, et sa salvestad ja see hakkab nagu, ma ei tea, valmima või mis seal veel on vaja teha või
kus sa selle kaare peal nagu oled, et oled seal haripunktis või alles tõused lendu või hakkad juba vaikselt maanduma, et hakkab valmis saama? Ja ma arvan, et ma ikkagi olen kuskil, päris seal keskel veel ei ole, aga mul on salvestatud kõik klaveripartiid. Ma olen sisse laulnud oma laulud ja mul on käinud Joosep Kõrvits mängimas tšellot. Ehk siis, aga jah, 3 päevaga tegelikult kõike ikkagi ei salvesta ära, et see on päris suur protsess ja mul on vaja kindlasti veel nii-öelda back-vokaalid salvestada, mul on vaja tegeleda seal mõnedesse lugudesse, ma tahan kindlasti bassgitarri saada niimoodi sinna alla müttama ja mingisugused rütmiteemad ja võib-olla mingisuguseid pille veel, et kogu see, et seda kokku miksida ja katsetada, et selles mõttes see kõik võtab aega, et alles sügisel kuskil oktoobrikuus äkki hiljemalt võiks see album valmis olla, et praegu on jah selline küpsimise aeg, et ma saangi kätte siis oma nii-öelda vokaali ja klaveri ja nüüd ma siis saan hakata nii-öelda kuulama ja tunnetama, et mida siis sinna juurde uuesti ehitada. Aga räägime ikkagi nendest stuudiomomentidest ka, et oled sa midagi kogenud, mida sa elu sees poleks arvanud oodata? On seal miskid kohti, mis ongi tõesti, sul palutakse mingi korrata ja sa mõtled, et oh my god, et see kõik see loovus on kadunud siit, mis iganes seal võib olla. Mis sa kogenud oled, kui teistsugune see on sellest, mis sa võib-olla kuidagi arvasid, et see võib olla, kui sa üldse arvasid? Ja minu kõige suurem selline võib-olla alguses hirm oli see, et kuidas ma suudan sellise ajalisse vormi nagu mahtuda, ja just mängu mõttes, et tekib, kuna ma ju kogu aeg annan endast parimat, iga nagu võttega kogu aeg sa lähed tegema nagu seda parimat. Et iseasi, kuidas see välja tuleb, eks ju, aga selles nagu mõtte ja tunde tasandil ma ju lähen ikkagi hästi tegema. Ja see on hästi selline energiamahukas ja lõpuks siis ongi sa teed ja seal on mingisugune oma arv ka, sa ei saa nagu lõputult teha, muidu lihtsalt sa jäädki nagu sinna toppama, eks ju. Aga lihtsalt teed ära ja siis see salvestus nii huvitavalt tehakse, et näiteks 3 korda mängin seal klaveriloo sisse ja siis sealt võetakse siis nagu need nii-öelda parimad variandid pannakse sealt nagu kokku ja mingid kohad siis, kus sa saad aru, et okei, siin on ikka mingi täielik kala sees, on ju. Selle kohta saab siis uuesti teha. Aga kõige sellisem minu jaoks ikkagi, mida ma ei osanud arvata, oli sisse laulmine. Ehk siis pärast 2 päeva, kui ma siis olin päev otsa laulnud, ja võt see tõmbab küll hästi kuidagi hapraks ja õrnaks selle olemise selles mõttes, et kõik tuleb nähtavale. Et üks asi on see, et kui ma laivis laulan kellelegi laulu läbi sellise tavalise mikrofoni, eks ju, et siis see kõlab ühtemoodi, aga kui ma lähen stuudiosse, kus püütakse nagu iga sinu, mida iganes hääle nüanss, mida sa nagu lood kinni ja kui sa seda siis pärast kuulad, siis ma ikkagi ehmatasin hästi ära alguses ja sellega on väga nagu keeruline, kuidas ma siis nüüd nagu selliseid asju teen ja ühesõnaga ikkagi see kriitik nagu tahab nagu hästi tulla, eks ju. Et mõtled, et ma ju laulan nii, nagu ma laulan, aga ma ei ole ju neid asju kuulnud varem sellisena, eks ju. Et siis see kuidagi ehmatab alguses ära ja siis ongi teed seal siis uuesti ja siis mõned asjad tulevad päris toredasti, mõned kohad on siis sellised, mis ei ole võib-olla, millega võib-olla ei ole nii rahul. Et eks siis nüüd paistab, kui ma seda nüüd kuulda varsti saan, et kuidas, et võib-olla ma siis tekib tunne, et tuleb veel uuesti minna stuudiosse või ma ei tea. Aga ühesõnaga jah, see tunne, kus sa nagu sa saad ise enda häälest nagu, see võetakse nagu nii lahti. Et see ehmatab natukene ära ja kõige suurem selline taipamine oli mul siis ikkagi kuskil poole peal, kui ma sain aru tegelikult, kuidas ma pean laulma üldse. Ehk siis stuudios sa ei saa laulda, sa ei pea üldse laulma nagu hästi tugevalt või kuidagi
et ma nüüd tulen ja panen siin, vaid et pigem nagu hästi lihtsalt, hästi selliselt rahulikult, pigem isegi nagu vaikselt või kuidagi ilma nagu sellise erilise pingutuseta. Kui see tundub natuke nagu vaata, kui vaatad kinos neid filminäitlejaid, et siin on ka vastu, need nüansid on nii õrnad, et tundub, et ei teegi mitte midagi. Jah. Et see vist on mingi sarnane asi, et ei näitle seal üle, võib-olla laval peab seal olema mingid tohutud näoilmed ja kõik, aga see jah, et selline uus kogemus. Hästi uus kogemus ja siis õhtul ma läksin ja koju, ma tundsin, et ma olen nagu kuidagi väga selline habras. Alasti, hästi alasti ja ma ei ole nagu üldse kindel ka, esimest korda üldse nagu teed sellist asja, et kas see nagu, tekivadki need küsimärgid jälle, ikka see enesekindlus, ikkagi see piisavus või ebapiisavus, et kas ma siis nagu olen ja kas see siis ikkagi nagu kõlbab siin kõigile nii-öelda avalikkuse ette tuua, eks ju. Et need on nüüd mingid sellised naljakad küsimused ja siis ma 3. päeva hommikul, siis ma ikkagi nagu see pinge oli mu sees siis ikkagi kogunud. Siis ma kohale läksin, siis ma ikkagi löristasin seal nutta ära. Mul oli veel Indrek Tammoja oli ka seal hommikul kohal ja siis ja Peeter, 2 meest siis kuulasid siis selle naise ära, nutva naise korraks. Et ongi, ma lihtsalt kogesingi tohutut ebapiisavust nagu, et issand jumal, et kas ma ikkagi nagu saan hakkama selle kõigega. Et see oli nii keeruline koht, aga samas ma tundsin selle tunde ära, ma lasin selle nagu lihtsalt läbi, on kuidas on, praegu ma olen siin, ma teen seda oma asja, ma teen seda asja, mis mulle kõige rohkem meeldib praegu teha, see on nagu nii tore ja põnev. Ja ongi siis, läksin siis veel paar asja oli mul vaja seal laulda, nii et siis ma laulsin ja ongi, et see iseenda vastuvõtmine ikkagi, et on, kuidas on ja see on okei ja võib-olla selline väga oluline tähtis nagu mõte ongi see, et ma olen täpselt sellel hetkel, ma lihtsalt olen see, kes ma olen, ma ju teen seda nii, nagu ma oskan. Ma ei saa olla keegi teine, kes ma ei ole. Ma laulan nii, nagu ma laulan. Ma ei saa seda kuidagi teistmoodi laulda, kui ma seda laulan, eks ju. Et mina olen selline, nagu ma olen. Mina olen selline, nagu ma olen. Ja tea kuule, vaata, kui sa tunned ennast ära ükskõik, mida sa teed, mis on sinu looming, siis julgelt võta siit endale inspiratsiooni ja ammuta, et täpselt see on nii ilus, mis sa ütlesid ja täiesti puhas kuld. Ja kui palju meis on seda kriitikut ja seda sama, et aga need teised ja mis nüüd mina ja mis kõik ja kui palju maailmas jääb selle taha tegelikult seda loomingut, miski jääbki sinna sahtlisse. Aga siis on see kogemus ja miski pole ju õige ega vale, need on lihtsalt erinevad asjad. Jah, just. Ja see ongi see, et ma ikkagi teen seda, ma täna teen seda, eks ju, et et ma olen valinud seda teha ja ongi, et see hirm võib-olla vahel olnud, et mida nagu arvatakse ja võib-olla olen tahtnud ka olla see minu sees on väga tugevalt olnud alati see meeldimise, tahe meeldida. Ja täna siis ma lihtsalt nagu kogengi ja ma lasengi nagu kogu aeg lahti. Lasen kogu aeg, lasen minna, nagu mul ühe laulusõnad on, las minna, et ühesõnaga mida iganes, et kuniks uus album küpseb, siis leia YouTube'is, seal on päris mitu Mirle lugu, mida sa saad kuulata ja kui sa ei ole varem kuulnud, siis sa saad aimu, millega on tegu ja tõesti see selline sügavustesse kutsuv ja enesearenguline toon on seal, ma ütleks, et see on sinu nišš, ma ei tea, kuidas sa ise seda tunnetad, aga see on seal, sa ei saa neid lugusid teisiti kuulata, et see ei tõmba kaasa, et nagu tapeedina toostaks. Ja mind saab tegelikult ka internetist, mul on oma artistileht Mirle nimeline ja siis Instagramis The Mirle Music on selline leht, kus mind saab ka vaadata, et seal on mul tegelikult lugudes sellised klipid olemas, nii et tiiserid. Et saab aimdust, millest ma laulan natukene ja milline see minu muusikaline helikeel on.
See, millest sa oled rääkinud läbi kõikide oma tegevuste siin, kõlab ikkagi see pühendumine. Et nagu sa ütlesid enne selle füüsilise sadulsepa töö kohta, nii ütlesid sa praegu muusika kohta ka, et ma olen valinud seda teha ja ma teen ja ma lähen ja see on see siis, mis sind nagu, kuidas sa oled selline, kuidas sa suudad niimoodi pühenduda, et sa tead, et sa tahad seda teha ja siis sa lähed läbi ja siis sa lähed lõpuni. Mis sa arvad, mis see on, kas see on miski, mida sa oled elu jooksul arendanud või see on nagu miski, mis on naturaalselt sinuga kaasas, sest tänapäeva maailmas eriti, kus on väga palju meil siin igasugust kraami ümberringi, info on kättesaadavus, dopamiini sõltuvus, kui lihtne on hüpata ühelt asjalt teisele ja vaata, need ongi täiesti erinevad asjad, millest me räägime. Et üks on see, kes justkui hüppab siia-sinna ja ei tee ühtegi asja lõpuni ja teine on siis see, mida sina kirjeldad oma elus, et sa teed erinevaid asju, aga sa oled samas pühendunud nendes kõigis. Ja ma arvan, et see on ikkagi mingisugune otsus, aga selle otsuse taga on ka oluline võib-olla mingisugune selline turvavõrgustik või vahel lihtsalt need inimesed, kes meie ümber siis on. Et ma olen hästi tänulik tegelikult Indrek Tammojale, kes mu enda sünnipäevakõne oli selline, kus ta ütles, ja Mirle, nüüd sa kirjutad sellele Peetrile ja paned stuudioaja kinni. Ma ütlesin, aga ma ei saa, mul ei ole ju raha, ma ei tea, kuidas ma seda teen, mingid 100 probleemi. Ta ütleb, see ei ole üldse oluline. Pane see aeg kinni, et kui sa otsustad midagi, siis see tee ja need võimalused tekivad. Ja see on see, mida ma praegu kogen. Et tegelikult tekivad, päriselt tekivad, et lihtsalt tulebki ära otsustada, tuleb hakata minema, tuleb hakata tegema. See otsus on see, et see on päriselt otsus. Sest ma olen kogenud seda ka, et kus ma justkui, mul tundub, et ma otsustan, aga tegelikult ma ei ole otsustanud, sest ma ikkagi kahtlen ja siplen siia sinna ja siis ma tunnen, et ei avane need teed ka nii, et kuidas selle otsuseni jõuda? Kas see peab olema mingi tugev, ma ei tea, sisemine ajend või kuidas sa kogenud oled, ega siin võib-olla ei olegi sellist ühest teooriat, et kuidas sa õpetad kedagi otsustama, aga mis sinu elus on olnud need, seesama stuudiogi, et seal olid siis sõbra sõnad, aga mis veel, et mis on loonud sulle neid kohti, kus sa tunned, et ma otsustasin päriselt ära? Mis see ajend oli seal? No selle konkreetse albumi puhul ikkagi, see on minu südamesoov olnud ju. Okay. Aga sa ei hakanud enne tegema, vaata. Ma ei hakanud seda tegema, sest oligi see saboteerija, see tüüp ikkagi nagu jutustas mingisugust oma juttu ja pani mind kogu aeg kahtema nagu absoluutselt kõiges, on ju. Et miks ma ei saa seda teha. Aga ja eks ta ju ikkagi ilmub nagu vahepeal välja, aga samas antud juhul ikkagi see midagi palju sügavamat minu jaoks. Ehk siis sellepärast mul on seda vaja teha. Et kas me saame kuidagi ennast viia selleni, et otsustada päriselt ära, kui on miski, mida me tegelikult tahaksime otsustada, aga käibki siukene nagu see muu, et ma tean, et see on minu tee, aga ära ei tee, on ju. Et kas seal on midagi, mida saab ise enda jaoks siis ära teha, et ennast sinna otsuseni nagu suunata niimoodi, popsutada? Ma arvan, et see ikkagi sõltub nii palju nagu sellest, et kui oluline see asi on su enda jaoks. Okei, et kui ta on oluline, siis ta lihtsalt nii kaua on seal ja ta ei kao kuskile ära. Ja kui ta kaob aga ära... vahel on ka see, et ikkagi ei tehtagi neid asju, et selles mõttes ja siis tulevad need kahetsused. Ja siis tulevad kahetsused, just. Et kunagi ma käisin ka Tuulele juures, Tuulele on ka üks äge naine ja siis tema ütles mulle ka niimoodi, et siin on see loomingu auk, et selle geniaalsuse ja loominguga kipub olema nii, et see ühel hetkel nagu kaob ära. Et tal on mingi oma auk, kus ta nagu avaldub. Ja võt, see on see mõte, mis mind naljaks ka hirm on ju. Ja läheb kinni see auk on. Läheb see auk kinni, et ma pean selle ikkagi ära tegema. Ja minu puhul ka nagu ikkagi mõnes mõttes nagu see vanuse koht nagu ka, et ma saangi aru, et mul praegu on see hääl, mul on see vorm, see muusikaline võimekus. Et mitte, et ma hakkaksin seda kaotama praegu, aga lihtsalt nagu
ühel hetkel lihtsalt see hääl enam noh, ongi need füüsilised muutused võib-olla toimunud, kuigi noh, Anne Veski laulab praegu siiamaani on ju, paneb puhast kulda on ju, et noh, no ühesõnaga mingi selline koht on, et mul on seda vaja teha ja sellepärast mul oli vaja seda saadet sinuga täna Ja. teha, sellepärast et seda kuulda. Mina käisin ka väga hiljuti Tuulele juures esimest korda, nii kihvt naine ja kuidagi see oli vaja, vaat kui on vaja minna, siis on vaja. Ma ei käi sageli, aga kui mul tuleb ära tundmine, olgu see siis Kirna Henn või Tuulele, siis tuleb minna. Ja see, kui sa ütlesid see auk, siis mul tuli kohe Tuule silma ette, kuidas see ongi tema oma lihtsuses, aga ja, niimoodi on. ütleb hästi otse Ja see lihtsalt. on mega inspireeriv, sest ma olen natukene selle kuidagi eneseväljenduse või noh, ütleme siis töö või selle kõigepealt olnud selles päris põnevas kohas, et ettevõtja ja siis jälle palgatöötaja ja nüüd on jälle uus selgus saabunud ja ma saan aru, et see ongi see, mitte hirm, et see auk läheb kinni, aga ma tunnen ka, et see on praegu lahti, et nüüd on vaja minna sinna. Et ülikihta, aitäh selle eest. Kas on midagi, mida ma ei küsinud, aga millest sa tegelikult tahaks veel rääkida täna? Ma ei tea, nii toredasti me oleme kõigest rääkinud juba. Enda jaoks ka hästi huvitav on olnud nagu kogu seda enda lugu niimoodi kokku võtta. Jaa, see on põnev. Mul on üks küsimus, mis läheb korraks sinna sadulsepa valdkonda veel, aga ma tahan selle ära küsida. Mis on kõige veidram asi, mida sa kunagi oled restaureerinud? Kõige veidram asi, jah? Võib-olla mida ma ei ole restaureerinud, aga oli üks eriprojekt ühel endisel töökaaslasel, kes on kirglik kalamees ja kes käib siis Norras oma sõpradega kalastamas. Ja siis temal tekkis nagu reaalne vajadus see kalastustool, mille peal ta siis istus ja siis neid kalu seal nii-öelda püüdis ja tal oli siis vaja ühte sellist spetsiaalset mingit jubinat sinna toolile ümber nagu juurde õmmelda. Noh, sellist asja ei olnud maailmas olemas. Ja siis ta tuli selle oma nagu plaaniga mulle ja näitab, vot siit niimoodi sellised asjad. Ja siis põhimõtteliselt ma siis nii-öelda disainisin talle selle või õmblesin nagu reaalselt kokku ja see oli nagu nii lahe ja siis nii huvitav oli pärast siis seda kalal käiku ka, kuidas ta siis tuligi tagasi, andis seda tagasi, ta ütles, et vot, et nii, oota, nüüd sul tuleb varsti veel nagu tellimusi, et mulle meeldib jah ikkagi selliseid kastist välja selliseid põnevaid asju teha. Ikka jõuame jälle selline, et see on okei, ma olen selline, ma töötan niimoodi. Et see paneb minu silma särama, see hoiab minu sees seda tuld, seda elusust, sest mul on väga vaja nagu tunda ennast elusana. Sest see on äge tunne. Mille üle sa viimati südamest naersid? Arvan mingisugune nali kuskilt internetist, aga mul ei tule niimoodi meelde praegu. Aga ma ei tea, mul on kodus Mihkel on päris vahva naljahammas, nii et ikkagi mulle väga meeldib tema huumorisoon. Kas seal juures, kui tema on sinu abikaasa, et kui abikaasa teeb nalja ja sa naerad, kas need on need kohad, kus ta päriselt teeb nalja? Või see lihtsalt on niimoodi, et see on sinu jaoks nii naljakas? Ei, ma arvan, see on nii ja naa. On see nii, et ta teeb nalja ja see ongi naljakas, aga vahel on ta ka lihtsalt naljakas, nagu lihtsalt niisama. Ma mõtlesin, et huvitav, kuidas teil on, et meil on niimoodi, et minu abikaasal on ülihea huumorist, ta teeb nalja ja ma naeran nagu silmad märjad, ma ütlen, lihtsalt ma nii armastan su huumorit, sest ta ütleb, et ma ei teinud nalja praegu muidu. See on nagu next level kodune huumor. Nii et saime selle üle siia maandumiseks veel mõnusa naeru. Nii et olgu tervitatud, Mihkel, ole tervitatud ja kogu Mirle turvavõrk ka, et ma saan aru, et see selline elu ja pöörane oma loomisesse sukeldumine ei saa mitte võimalik olla, kui meil ei ole neid toetavaid lähedasi ümber, nagu sa ka ütlesid. Ole hea, leia siis Mirle kodulehelt, Instagramist, YouTube'ist ja muidugi Hooandjast. Me paneme need lingid kõik siia saate alla ja ära üldse hoia ennast tagasi, kui sa tahad minna Mirle juurde laulutundi või lihtsalt
jagada meile oma tagasisidet, kuidas see saade oli, mis sind inspireeris ja siis me kohtume jälle järgmistes episoodides. Aitäh sulle, et sa võtsid mind vastu, et sa olid valmis. Me ei ole jupp aega salvestanud. Meil on kuidagi nii, et saated tulevad hästi tunde järgi ja on alati inimesed, kes pakuvad ennast. Ja sageli niipidi ei ole klikki, vaid mul endal tuleb lihtsalt järsku mingil hetkel mingid, temaga tahan järgmise saate teha, nii et nii tore, et sa sellest kinni võtsid ja selle ära tegime. Aitäh, Liis, oli väga vahva kogemus, minu jaoks täiesti esmakordne. Selles mõttes ei ole ma kunagi üheski podcastis käinud või niimoodi pikalt sellist avalikku ruumi, sellist lugu loonud. See on üks minu podcasti selline võluvärk, et väga sageli inimesed, ma kuulen seda lauset väga palju. Tõsi, jah? Et see on esimene ja see on olnud selline mõnus kogemus ja siis nad lähevad jälle järgmistesse, nii et mingu sul ainult hästi, kuigi kõik kogemused on elus vajalikud, aga ma ikkagi tahan nii öelda, et mingu sul ainult hästi päriselt tuult sinu tiivadesse ja et seda sära ja rõõmu ja seda ei jaguks lihtsalt nagu üle maade ja merede. Aitäh, armas Liis, kõike sulle seda sama ka. Jääme ootama albumit. Juhu! Ja kuule vaataja, meie kohtume jälle. Pane muudku kanalile subscribe ja siis saad jälle kuulda, kui uus episood on eetris. Ja väike teaser sulle siia ka. Õige varsti ilmub siia kanalile päris uus playlist, milles hakkavad olema podcasti uued osad ja mitte enam julgus valida muutust saade, mis jätkub ka ikka oma radapidi, aga me oleme tegemas abikaasa Harriga koos siis täitsa uut suhtesaadet, mille nimi on Mida teie teeksite. Ja see toimib siis selliselt, et te saate saata saatesse küsimusi, oma suhteteemasid ja esitada meile küsimusi, mida teie selles olukorras teeksite. Ja me siis lihtsalt inspiratsiooniks, huumorivõtmes, võib-olla ka sügavuti minemiseks, nii nagu keegi tahab seda võtta, paneme need teemad ja olukorrad oma suhte konteksti ja arutame nende üle. Ja seda saadet saad sa kuulda ka Raadio Big FM eetris, mis on üks päris uus ja värske raadiojaam, nii et meie elus ka selliseid uusi põnevaid tuuli puhumas. Oleme loomise lainel ja kohtume jälle. Tšau! Tšau!